Kihnu koolis õpetas Kihnu keelt, Kihnu laula ning tantsa. Seda, kas see ka taris on, uurime otse laste käest käede. Meil on siia Rannametsa sädi ning mõmina Anna-Liidia, et Sasja, teie arvate, kas Kihnu laulud ning tantsud on tähtsad või ei pole neid mitte kellelegi taris? Ikka on tähtsad. Tants on taris, laul on taris ning igal pool läheb neid vaja. Aga Sasja jaoks neid taris on? Et ikka oskaks ning jah. Aga Anna-Liidia, mis sa arvad? No ikka keegi peab ju seda kultuuri edekohe kandma ning siis muidu ei saa ju pidudel hakkama ju. No see on küll jah, tähtis asi, et kui pidule minna ning tantsi ei mõista, siis ei saa ühegi tüdrikuga tantsi kaamata. Jah, nii on. Aga Sasja siis juhtub, kui enam kultuuri edekohe keegi ei kanna? No siis see ei ole enam sama nagu ennem oli, Kihnu. Aga jah, tuleb nagu ikka kanda, et muidu ei saa. Kui palju teie Kihnu keelt tunnist väljaspool harjutate või on see üksi tundis tüütu kohustus? No natuke ikka räägime, aga enamasti ikkagi eesti keelt. Omavahel siis tüdrikud ka Kihnu keelt ei räägi, kui näputööd tegeda? No vahest ikka, aga kodu pigem rohkem räägib natuke. Aga kuidas seal sädi kodu on, kas kodu räägib Kihnu keeles? Jah, kodu on vanavanemad ning kõik rääkivad Kihnu keelt. Mis keelt teie siis TikTokis ning Facebookis, Messengeris kasutate, kui omavahel räägite? Ikka eesti keelt. Jah, muidu teised võib-olla ei saa aru, kes ei mõista enam palju Kihnu keelt. Aga siukest eesti keelt koolis õpetasse või natuke teissugust? Ikka teissugust, siukest tänapäevast ning lihtsamat ning et endal oleks lihtsam kirjutada. Nojah, eriti sõpraga ei hakka päris neid kõiki reeglid kasutama, et on slängi ning siukest. Sasja, teie arvate, kas Kihnu keelt saab ainult selgeks õpi see, kes siis Kihnus elab või saaks ka kõik Maasjamaa koolid Kihnu keele õpetamisega hakkama ning kõik lapsed Kihnu keele selgeks? Noh, lapsed võivad ju Kihnu keele selgeks, aga õpeta oskavad need, kes on Kihnu keelt õppinud. No, lõpuks peab ikka, aga see võtab ikka aega, kes ei pole varem nagu õppinud ning kuulnud seda. Aga teie olete siis ju lapsest peale kuulnud Kihnu keelt ning sellest selgeks saanud või olete teie saanud Kihnu keele rohkem koolist käde? No kodu juba sai selgemaks ning siis koolis veel rohkem kõiki reeglisi ning, aga pigem ikka kodu juba selge. Mina sai rohkem koolist. Et kodu räägitakse, aga mitte enam palju. Sasja saab Kihnu keelest, kultuurist, tantsust, laulust 50 või 100 aasta pärast. Kas on veel koel, kus seda õpetasse ning kui elus see on? Meie ikka oleme ju positiivse suhtumisega ellu, et me mõtleme ikka, et ikka on koel. Ikka elavad siin inimesed, ikka räägitakse Kihnu keelt, aga võib-olla see keel on teisene, sedasi nagu me ei räägi enam siukest keelt nagu 100 aastat taha kohe on, siis on ta teistmoodi. Aga millegi pärast me ikkagi arva, et üse sedasi ei põle, et üse kadunud. Me arva sedasi, et keeleteadlased ütlevad kohe, et üks keel ei kao lihtsast, ta ei kao 100 aastaga ikkagi. Et see keele kogukond on praegu ikkagi suur, et kui ta võib-olla kusagil Maasjamaal õnneks on siuksi peresi, kus räägitakse Kihnu keelt, mis sellest, et elatas see Maasjamaal. Et neid mõista ju on rohkem ikkagi, kui võib-olla see koha peal tegelikult. Et see on, et selles mõttes, kui ütleme Maasjamaa kihnlastel ikkagi koha suur ülesanne, et nad ei unutaks oma kodost keelt, et ikka seal juba räägitakse oma vahel.